Suve alguses kutsus mu kunagine grupivend Arlet mind Eestimaad avastama. 8 päeva seiklesime pikki Piibe maanteed ja kui reis läbi sai, vahtisime üksteisele nõutult otsa. Kuhu edasi? Tõdesime, et tegelikult kohti, kuhu minna on veel väga-väga palju ja põrutasime Tallinnast Lõuna-Eestisse. Kurvist kurvi seiklus läheb edasi. Kambja vallas. On siis täna ka sama palju actionit nagu eile? Ei, natukene võib-olla actionit on vähem, aga põnevusest muideks puudu ei tule. Kuna meie saates on olulised rattad, mis mööda maanteed liiguvad, siis siin on Respo Haagiste tehas. Tervist, Jaagup! Tere tulemast Resposse! Väga meeldib. Tervist! Kas saab siis kärud siin osta kohe aastaringselt? Ja Respo on siis ettevõte, kes arendab ja toodab haagiseid ja siit saab osta neid nii aastaringselt kui ka ööpäevaringselt 24/7. Sellise peab küll ostma. Minu roller ei mahuks siia kõrvale ära. Ei no, see tuleb panna ikka natuke siiapoole ja roller mahuks küll. Mahuks ära ka. No väga tore. Kuule, kui sina, Jaagup, ostad selle, siis ma luban, et ma ostan näiteks... Opa! Voodi on ka juba tehtud. No ma muidugi sinuga koos siin ei magaks. See on muidugi õige. Sellel haagisel on palju lisavarustud, et see on mingi standardne variant, aga võid osta siia juurde risti pandava lastevoodi, võid osta päikesepatareid, kõlarid, raadiot, soojenduse. Mida kõiki inimesed välja ei mõtle? Kiivitatega on Eestis raske, et 2 võimalust, kas tood Ukrainast või siis paned roboti. Aga mina olen alati mõelnud, et robotid võtavad lõpuks planeedi üle. Ja. Ma olen ka selles kindel. Ei, nad võtavad, aga keegi peab juba robotit juhtima täna veel. Ja. Need on ratastel ehitussoojakud. Vau, noh! Vau! Mine metsa. Jumala ilus! Väga lahe ju. Köök ja värk ja kemmerd ka. Kõik on olemas. See näeb välja kuidagi lihtsam, kui see tegelikult tõenäoliselt. Vaata nii, nüüd teeb väike demonstratsioon. Ups, keerab ringi. Ei ole. Oskad sa sõita sihukesega või? Ma ei tea, ma ei ole proovinud. Nüüd on küll need kolepidi näid. Jaagup, alustas homme siis kell 8. Homme kell 8 olen platsis. Leping on valmis ja palk on hea. Kuule, Ain, ma pean väga tänama. Selles mõttes, et alati mõtled, et mingi tehas tootmisettevõtte. No mis seal ikka on? See oli väga huvitav. Jaa, see on väga huvitav ja me tuleme varsti siis kaupa tegema. Respo eesmärk on kasvada Euroopa suurimaks haagisetootjaks ja Kambja vald on selleks väga sobiv koht. Tahaks lennata, aga näe, kardan kokku võrge. Arlet, me oleme jõudnud lennuakadeemiasse. Siin ei tohi tola teha. No, tere tulemast. Tervist, mina Jaagup. Marget. Marget. Tervist. Väga meeldiv. Tere tulemast siis Eesti Lennuakadeemiasse. Siin, eks ole, siin on lennujuhtimist õpetatakse. Mida siin veel õpetatakse? Jaa, lennujuhtimine ehk siis lennuliiklusteenused on meil, siis meil on lennunduskorraldus, siis meil on õhusõiduki juhtimine ehk siis piloodid ja siis sellele lisaks on ka lennundustehnika. Aga stjuardessiks saab ka õppida, eks ole? Ei saa. Ivar, siin saabki lendumiks. See on osa sellest õppest, jah. Mitu tundi peab enne sellega harjutama maa peal telekamängu, enne kui lastakse rooli? Alustame ikka päris lennukiga lendamisest ja pärast harjutame simulaatoris. Okei. Kõigepealt istud kõrval, kui pükse täised ees, siis lastakse selles nagu... Milliseid eelteadmisi on meil nüüd selle proovimiseks vaja? Et lennuk lendab kiirusega põhimõtteliselt. Ehk siis ärge gaasi maha kakkuge valel ajal, siis alla ei kuku.
on nagu selle ATV-ga üles tõus. Jah. Ta tegelikult ju ei tõuse. Ei raputama ka ei hakka see. Aga Arlet, palun ära siis Midagi näppi öelda. Palun arvutada sina midagi näppi. Pane jalad nivisi ja käed põlvede peale. Teeme niimoodi, et Jaagup paneb gaasid peale ja siis tegeleb esialgu juhistega. Arlet hakkab siis edaspidi gaasi tagatiibade kõige muuga navigeerimisega tegelema. Tõmba kõvasti. Ja natukene lase üles. Nii. Nüüd võime paremale keerata. Mitte väga järsku. Kõigume üles alla nagu. No aga ära siis jura seal. Võtta rahulikult. Kas stjuardessi võib juba minna teed kohvi küsima? Kiirus on hea, aga nüüd paneme gaasi natukene juurde. Mine metsa. Oota, aga otse ei tohi kohe. Ärge nii palju parandage, siis saame paremini rajale pihta. Nüüd nina alla, gaas maha. Jah. Pidur, võtka, ma läksin jumala õiguseks veel. Illu me jäime seda härra Escobarile, me tema laadungi jõudsime ära tuua. Näed, ma võtsin endale kinkekaardi ka, et saab tulla iga kell siia lennukisimulaatorisse tagasi. Ja, et mulle küll meeldis see, võtan sõbrad kaasa ja kujuta ette, igaüks saab tulla siia, see on väga põnev. See on väga lahe. Jaagup, see on minu oma. Tähendab, ma võtsin selle endale. Kingitus pidi olema see mulle. Ei, see oli nüüd küll mulle. Jaagup! Aga kuhu me nüüd edasi küpsetame? Siit dressid on sul kaasas. Algab meie sportlik tee Ülenurme staadion. Dressid? Jah, see... Ui, pläad! Oi, täitsa ära lagunes. Kurat, sellega nüüd küll sõita ei tohi. Ongi täitsa mõrases. Täitsa katki kukkus. Jaagup, milleks on meil minu võlukohver? Mis firma kiiver sul on? Schubert. Nagu see helilooja? Just. No aga... Palun. Päris. Jaagup, sinu jaoks ei ole millestki kahju. Palun. Aitäh. Sulle uus kiiver. Ongi Schuberti kiiver või? Oi, kui ilus. Aitäh. Oh, paras ka või? Täpselt paras. Minu arust Kambja vald on väga eriline, sest pole maailmas teist kohta, kus oleks lennuakadeemia ja lennujaam kõrvuti. Tere, Alo! Tere! Kuule, Fortuna otsustas, et mina olen täna püssi taga ja Arlet on märklaud. No ei, õnneks on siin korralik varustus olemas, et sellega ma saan aru, et väga hästi. See ei ole sulle, see on sulle. See on ju küll ilus ju. Oled elus juba või? See ei ole ühtegi pihtu saanud. Ära lase, kurat, valus on. Nii, ja Jaagup, me ei ole tulnud siia Tartumaa ainsale täismõõdus kergejõustikustaadionile ilma asjata, vaid ikka asja pärast. Seega on mul sulle väljakutse kettaheide. Nagu alati on mul kaasas ketas, ükskõik kus ma käin. See on pronksi ajast, vaata, siin on pronksneet on sees. Loomulikult on sul ju kaasas stressi. Ei ole. Ma olen vormis ja mul on oma isiklik treener. Kaspar, palun tule siia. Ja ma lihtsalt tahtsin tõestada, et on vähemalt üks ala, millest ma olen sinust parem. Kaspar, tere. Tervist, meeldiv. Tere tulemast Ülenurmele. Ja mis on see Ülenurme staadioni rekord? Ülenurme staadioni rekord on, kui ma õigesti mäletan, Aleksander Tammert juuniori käes ja 62-40 peaks äkki olema. Kas staadioni rekord enam-vähem juba oli või? Mine kanni, rohkem läks. 10 sentimeetrit rohkem. No nii, esimene ala peetud.
napp, aga kindel võit Jaagupile. Arleti puhul vist abielulihas või mingi asi sai väikese kannatuse ja see seadis oma pitseri-võistlusele. See ongi mul selline sportlik lihas. Aga Jaagup oli väga tubli ja siin natuke harjutamist ja... Ja Arlet, nagu öeldakse, nagu nad ütlevad, tähtis ei ole osavõtt. Tähtis on võit. Mitte lihtsalt võit, vaid pika puuga võit. Pika, just. Kambja valda on tore, siis siin saab teha sporti. Kambja kirik on üks erilise ajalooga maakirik Eestis. Ja ma arvan, et oleks olnud patt, kui me siia poleks tulnud. Ja Aivar, see teie segakoor kõlab väga-väga kaunilt. Jaa, ilus koorilaul on Kambjamail kõlanud juba 17. sajandi lõpus. Ja usu mind, kui me seda ütleme, et see kaunilt kõlab, sest me oleme rännanud sellel suvel, no ikka Eesti nii ja natukene naapidi läbi on ju. Ja... Oleme kuulnud väga häid esitusi igasuguseid, aga nii head ei ole veel. Ja, täpselt. On. Nii on, jah. Päriselt küll. Et see pikk kogemus teil siin? See kogemus on 17. sajandi lõpust, kui siin pandi alus eestikeelsele mitmehäälsele koorilaulule. See kajastub ka meie vallavapil, kus on helihark, mis on ümbritsetud 45 kuldsest viljaterast, mis sümboliseerivad meie 5 alevikku ja 40 küla. Ma pean tunnistama, et see hoone siin, mis meie selja taga on, sellel on ikkagi väga-väga väärikas ajalugu. Jaagup, sa tead seda? Muidugi tean, aga kindlasti mitte nii hästi kui sina. Seega mul tuli hea mõte. Ma olen täiesti kindel, et algab ajalootund. Egas need Kambja kirikuärrad, need on alati kõvad mehed olnud. Juba aastal 1686 ilmus trükis Andrease Virginiuse poolt tõlgitud lõuna-eestikeelne vastne testament. Sellist asja polnud Eestis varem juhtunud, et samal aastal tehti siis kohe ka talurahva kool. Sa juttas, kus koolis käis õpilasi, aga Ignatsi Jaak, kohalik Kavandaküla poiss, see oli parem läinud Forseliuse juurde õppima ja sealt oli tema nii tublit tarkust üles näidanud, et Forselius võttis ta suisa üle mere Stockholmi kaasa, et kuningale näidata, et ka maarahvas on õppija mõtlemisvõimeline. Oi, kuidas kuningas ja Ignatsi Jaaguga rahule kinkis talle kuld, raha ja puha. Aga 1694. aastal asutas kohalik kirikuõpetaja siia samasse kirikusse esimese maakeelse mitmehäälse koori. Ja nii võib öelda, et on 227 aastat järjepanu kõlanud siin maakeelne laul. Ei, sellist imet ei ole mujal Eestis nähtud. Nii et on ikka kanged mehed küll need Kambja kirikuõpetajad. Ja. Mulle meeldib Kambja, sest see on mitmehäälse koorilaulu häll. Tead, kus mulle meeldivad need sildid, mis seisavad kuskil keset Tühermaad, et talupood. Ja sa keerad sinna sisse ja imet. Talupood. Oi, kui
kui äge. No nii, ma ütlesin talupood, tükike juustu. Tervist! Tere, kauged külalised. Tere. Jaagup. Eerika. Väga meeldib. Arlet. Eerika. Kas sina oled siin perenaine? Jah, olen küll. Hetkel oleme füüsiliselt Andre talupoes, aga maalalt või selline keskkond on Andre farm. Meie nimetame teda ka hellitavalt Andre Org. Mina olen väga suur juustusõber. Ma olen väga kriitiline juustusõber. Väga hea. Tikku palun mulle tikku. Siin on. Ei tulnud siia ju kõhtu täis sööma. Ei, ainult maitsen. Klassik on meie kõige lihtsam, kõige noorem, lihtsalt juust. Temal ei ole maitsebaktereid sees. Tema on meil selline laste ja vanema generatsiooni lemmikjuust, kui niimoodi suurelt vahet teha. Imeline. Teistes juustuses on juba erinevad bakterid sees, mis annavad erinevad maitset ja kui te nüüd maitsete, need on ka veel siin 2 noort ja siis on juba vanemad. Kus te selle tooreni võtate? Ise toodame, tähendab, mis meie nüüd. Meie muidugi ainult teeme lehmadele söögi, kallistame neid ja nemad annavad siis piima, millest me saame superjuustu. Ise veel teete nagu piimavarm ka veel? Jah, ikka. Mis see on? Juust. Ei, aga mis siin peal on vaha nagu? Ei ole vaha ja ta ei ole vaha, ta ei ole kile, et eesti keeles ei ole head sõna ka, et coating, ehk et kõuditakse, mantel, nagu otsetõlge, eks ju. Et ta on tegelikult polümer ja toiduvärv. Ja ta on nagu selline Hollandi juustude laagerdumisviis, et reguleerib niiskust, kui me selle ära katame, siis see kaitsebki juustu, et keskkonnast, kui siin midagi halba peaks juhtuma, sisse see juustule enam ei lähe, aga niiskus eraldub kogu aeg välja edasi. Palju suke juustukera teie poes maksab? Olenevalt juustust. Klassiku kilo on 10 eurot kilo. See on kuskil noorest peast 12 kilo, nii et lihtne arvutus. 120 euri. Tegelikult oleks see täitsa kena suveniir. Ja tegelikult oleks see täitsa kena business. 153. Teise raha on ikka hea luge. Siin ruumis võiks olla umbes 10 tonni juustu praegu. Et see on meie ainuke Pull Alberto. Ja tema töö on siis olla ilus, nii nagu meestel ikka, eks ju. Mis neist muud kasu on. Aga need teised on kõik tema tüdrukud ja iga 2 kuu tagant vahetatakse temal tüdrukuid. 10 tüdrukut korraga? Jah, suurusjärk, et oleneb vanusegrupist, et kuidas meil siis vanusega peale tuleb mullikaid, aga ta on siis umbes 10-15 tüdrukut on tal kogu aeg juures. Selle tütarlapse nimi on Anna Haava. No tegelikult on Haava, aga minu kirjanduslik taust, et Anna Haava. Kaalub ta 449 kilo. Et robotist me saame kogu aeg kohe kõik andmed. Põranda on kaal, ehk et palju lehm kaalub, mis ta kehatemperatuur on, mis ta piima kvaliteet on, palju ta piima annab. Kas see on mingi kiip siis neil sees? Neil on jah responder kaelas ja see suhtleb siis robotiga Wi-Fi teel 24/7. Robot teab igast lehmast kõike. Kui lehm tuleb robotisse, robot teab, kas teda on vaja lüpsta või saadetakse välja. 3-nädalane. Nii pisike. Joo, ta on nii pisikene meil. See on siin Nublu, aga kui järgmine lehm sünnib, siis pange talle Arlet nimeks. Ei, see on Misane, see kes seal. Ei pea olema. Järgmise pulli nimeks paneme Arlet. Mulle meeldib Talvikese külas siin Kambja vallas elada sellepärast, et mu kodu on siin. Siin on mu töö, siin on mu igapäev ja siin on veel päris palju sellist inimtühja loodust. Uhti, uhkesti, viisles Tartust Viljandi, kaasas põis ja õlekõrs, Arvet, see laul on tulnud siit või? Muidugi, Uhti vana kõrtsjoone, Uhti küla ja Uhti Tartust Viljandi ehk täpselt. Kas Viisk hakkas siit kõrtsust minema või? Põhimõtteliselt oleks minema. Uhkesti oleks minema. Ja, ise sa tead, mis edasi juhtus. Võttis põie ja õlekõrru ka kaasa. Nii ta on. No, mis tunne on, kuidas mul välja tuleb? Kuidas tundub? Algus on palju tõotav. Te teete siin ka võistlusi sellel alal, nagu ma arvan? Jaa, meil on amatööride võistlus. Okei. Ja mis selle võistluse nimi on?
See on Kedrafest ja see on meil nüüd lausa 5. korda. Oh nii, juba lausa. See on selline teraapiline tegevus. See on väga teraapiline tegevus, jah. Rikub maniküüri ära, aga hinge teeb väga terveks. Kui see pott nüüd valmis saab, mahjus ära käib, siis tema keskmine eluiga on umbes 1000 aastat. Tulevased ajaloolased mõtlevad, kes selle soperdise valmis tegi. Me võime kirjad peale panna, et ei oleks vaja väga imestada. Hästi-hästi selle plaadi lähedalt. Aha. Siis peo peale ja plaksti. Voila! Ma olen väga uhke ja õnnelik, et mul on võimalik olnud siin Kambias elada. Aga kui sa hakkad keerama, keeru koha peal sa pead hoidma saagi vertikaalselt, mitte niimoodi viltu. Saa ehk peab olema täpselt vertikaalselt. Tead, mis tähendab vertikaalne, jah? Vot nii. Ma kurvini veel aeg. Jah. Suhteliselt vaevamine töö. Vanasti nõukaajal oli niimoodi, et kullassepad, siis tohtis ainult militsa valve all teha tööd ja siis kullassepad pühkisid oma käed habemesse ära ja siis kodus peene kammiga siis kammisid selle kullapuru välja sealt habemesse. Niimoodi. Sellepärast sul habe ongi veel? No, mul on veel nõukaaegne inimene. Ja. Kus mingid lihtsamaid vahendeid ei ole selleks? Ainult siuke saagi? Laseriga saab. Ma mõtlen kuidagi. Ikka, aga ma mõtlen, et siis sellele asjale ei jää enam seda hinge. Ma mõtlen mütsi maha nad. No vot, mina võtaks ka, aga mul ei ole lihtsalt. Jah, selle nende meistrimeeste käside oskusest, sest see, vaata, kõigil ei ole kõik antud. Las iga kingsepp jääb oma liistu juurde. Just, ma arvan ka. Jaagup, ennem seda, kui me oma saate selleks aastaks kokku tõmbame, näe, saun on juba soe, ootab meid, peseme reisiväsimuse maha, aga nagu näed, tuleb meil teha veel ka viht. Mis te siis siin panete nende vihtide sisse, mis asjad need? Kui põhikomponendiks võtta ikkagi kask, siis võib juurde panna natuke teravust. Ikka. Ja vürtsiks lisaksime siis kadakat. Ma teeks ühe sellise viha, millega saaks jassi vihelda kohe. Andke ainult need kadakad, ärge muud andkegi. Vihta peab tegema väga rõõmsa meelega. Siis tuleb viht tervislik, tuled saunast välja, oled poole noorem. Ma tegin sulle ka. Väga rõõmsa meelega tegin. Jaagup, võta siis oma viht ja on sauna. Minge sauna. Saunas on käidud, riided on küll vanad ja väsinud, sest et tegelikult ootab meid siit veel nüüd kodutee. Aga ikkagi on meie ühine suvereis nüüd läbi saanud. Kas järgmisel aastal kordame? Kõik oli väga hea. No? Aga sa lihtsalt oled aeglane nagu mingisugune tigu. Seepärast mul on sulle üks kingitus. Tasuta autojuhi kasutamise õigus või? Tartus on selline suurepärane autokool nagu Motohunt, kes ei anna sulle A-kategooria lube, vaid ta õpetab sind päriselt ka mootorrattaga sõitma. Ja sul on kikenkaart ja järgmiseks aastaks olgu sul olla load, sest et siis me lähme koos motomatkale. Nii et Arlet, mina soovin sulle ilusat sügist, talve ja kevadet motokoolitustel ja me kohtume sinuga, kui mitte enne, siis järgmisel kevadel, kui me teeme uusi kurve. No ma arvan, me kohtume ikka varem ka. Kui ma sulle ausalt ütlen, siis pole ühte lustakamat suve mul vist olnud väga-väga ammu, nii et ma tänan sind selle eest ja näeme jälle. Näeme.